No nii, ja lõpuks see buss valmis saigi. Väga palju väikseid asju sai tehtud, neid kõiki ei hakanud filmima, ei viitsinud filmida, polnud aega filmida. Ehk siis teeme nüüd lõpliku tuuri, mis siis päriselt tehtud sai ja kuidas lõpptulemus siis välja näeb. Alustame kohe eest salongist. Ette salongi sai siis omajagu kaableid toodud, paar pistikupesa pandud juhi istme alla. Sai siia tehtud kinnitused monitorile ja mingisuguse topsi hoidja asemel printis Hans pistikupesade paneeli. Ehk siis mingid special pistikud heli, video, muude asjade jaoks. Ehk siis siin salongis ilmselt hakkavad kommentaatorid, näiteks 2 kommentaatorit istuvad, näevad ekraani pealt pilti ja siis pistikutesse ilmselt lähevad mingid mikrid, asjad ja nii edasi, et sealt saab siis nagu otseülekandeid teha. Siis lähme sisse. Põhitöö käis siis siin ruumis. Ehk siis see on siis reaalselt nii-öelda see tööruum, põhitööruum kuni 4 inimesele. Enamus ajast vist tehakse 2, aga mahutab 4 inimest. Ehk siis suur osa ruumist on siis seesama laud, mis siis tavaline 600 lai, saab mingid seadmeid asju peale panna, kannatab raskust ka. Laua üleotsas äravõetavad paneelid, et mingisuguseid kaableid asju oleks lihtsam vedada. Siis siin vahel on 3 muud kõrge siis mingisugune räkitavate seadmete vahe, ehk siis siin on mingisugused pistikupaneelid ilmselt tulevad siia. Ilmselt samamoodi saab siis mingid heli- ja videosignaale kätte, pluss kõik võimalikud seadmed, mida võib siia vaja minna paigaldada. Ja siis paar sellist kinnitusmunakest, kuhu siis ka tulevikus lähevad erinevad ekraanid. Ja siia nurka sai tehtud väike natuke kõrgem koopakast. See on siis see vahe, kus ees olev monitor hakkab siia minema ja siin siis mingisugune väike panipaik lihtsalt asjade jaoks. Ruumi jahutamiseks laes kont, päris võimas, 3,5 kilovatti äkki. Ja toa kütmiseks siis laes infrapunapaneelid, annavad päris korralikult sooja ja siis ka põranda alla panime infrapunamatid, ehk siis varbad ei külmetaks, kui töö käib. Natuke valgust, seinta taga mingisugune atmovalgus, et oleks äge, saab seina pealt kõike juhtida ja ees siis veel värske õhu toomiseks ka üks katuseluuk. Õues sai pandud paar valgustit mõlemale poole külge ja taha. Katusele sai pandud paar antenni kinnitust ja ka vist üks väliruuteri kinnitus. Ja väljast, see läheb ka väli alla, ütleme, välja sai tehtud siukene kaabliluuk, ehk nagu meilgi praegu tuleb vool sisse siit kaudu, siis ilmselt hakkavad ka muud videosignaalid, veel voolukaableid, kõike muud jooksma. Ehk siis ei pea uks kuskilt lahti olema või ukse vahelt kaablid jooksma, vaid on selle jaoks spetsiaalne asi olemas. Ja siin taga siis sisuliselt põhiasi on seesama räkk. Palju see kõrgust jäi, ma ei mäleta, aga samamoodi räkitavatele seadmetele koht. Väike monitor, hunnik pistikupesasi, hunnik kaableid, koht upsile, 220 kilp. Ja siis ka siin on siis nii-öelda küte ja vent, et kui suvel palavaga seadmed veel sooja toodavad, siis enam-vähem saaks tempi kontrolli all hoida. Ja elektri poolest, nagu näha, meil juhe on sabas ja see ei ole lihtsalt selle jaoks, et lihtsalt nagu tahtsime, vaid tuled ei põle. Kui voolu ei ole, ehk siis siin ei ole sellist oma autonoomsust, ei ole muud kui seesama ups, mis siis väga kõige kriitilisemad seadmed hoiab töös. Aga ega see ei ole ka mingi metsas kämpimise masin, kus oleks vaja oma akusid ja muud süsteeme. Ehk siis kõik on 3 faasi pealt. Vot, ja see enda sai, aega läks. Ja ma ei tea, päris okei asi tuli välja. Eks teie otsustate, klient otsustab tegelikult ja seda näitab ainult aeg. Jah, ega siis muud kui mõne järgmise videoni ja tšau, paka!